Kas pööripäeval mölde leiab skalli ning kas tõde on kusagil olemas? Vandenõuanalüütikude suvepäevad 20. juuni Tartu kaasa raamustuju ja palju häid mõtteid. Üritame kogu perega tasuta. Head isemõtlevad Eestimaa inimesed. 20-22 juuni Vahemetsa talu Sellenurme külas Tartumaal. Vandenõuanalüütikute suvepäeval. Sündmus algus kell 3 päeval. Võtame kaasa rõõmsa tuju, palju häid mõtteid. Sündmus kogu perele tasuta. Tere taas, head saatekuulajad! Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 7 võeti hästi vastu. Samuti laekus palju küsimusi. Nii et jätkame tehnokraatlike uudistega ja proovime koos ka vastuseid leida. Nüüd on siis tulnud ka järgmised küsimused. Miks maailmas on vaja nüüd energeetikaga seotud 60 miljonit töökohta? Kas Nord Stream 2 kohta on ka uudiseid? Kas Euroopal on gaasiga probleeme? Millised ohud võivad tekkida tuulikutega? Palun, Andres. Nii, väga head, olulised küsimused. Peale tehnokraatide ma arvan, et kõik vaatavad. Ja võt praegult, kuna lähme niimoodi imelikus suunas, tekitame endale siin nende ajutiste energiavormidega Paabeli-torni võib-olla. Et tahame taevaste minna tuulikute ja akudega ja juhtub meil selline pahandus. Aga võtame slaidid lahti. Slaidid on ikkagi nagu faktilise küsimused ja teeme siis selle kohta nii. Nagu siin oli, et miks meil on selline huvitav reklaam tuli meil hariduspostimees näete välja 21. aprillil, et tuleviku kindel karjäär on kestlikkus energeetikas. Ja kirjas oli, et näete 60 miljonit uut töökohta tuleb maailmas ja üks neist võib olla sinu. Ja vaadake, natukene loen siin eest tumedamalt ja siis katsume selle kohta nagu midagi pakkuda välja. Näed, täna, mil maailm seisab silmitsi kliimamuutuste, energiakriiside ja tehnoloogiliste murrangutega, on oluline mõelda, kuidas isiklik areng ja ühiskondlikud vajadused omavahel põimuvad. Ja kohe ütlen ära, vaadake, täitsa võimas hüüdlause. Meenutab väga hiljutist hüüdlauset. See oli ju, mäletate, kõigi maade proletaarlased ühinege. Nii et vaadake, 60 miljonit kohta tuleb, nüüd elektrike tuleb terve maakera täis ja küsime nüüd iseenda käest, kas nüüd alles nüüd olid sellised asjad? Kas varem ei ole olnud energiakriise, tehnoloogilise murranguid? Ja toome lihtsa näiten, et kunagi astusin Tallinna Polütehnilist instituuti siin nõukogude aja lõpus ja kui see üle läks, siis lõpetasin Tallinna Tehnikaülikooli, nimi läks ümber ja siis oli lihtne suund oli sellest, et energia tootmine peab olema võimalikult lihtne, sest seal esinevad väga suur õnnetuste oht, elektrisurmad ja sellised asjad. Aga nüüd on lähevad selle taastuvenergiaga tootmine väga keeruliseks, sest tuleb tegutseda nagu taim suvel. Päike on ja tuul on, toimub kasv. Taimed ainult talvel puhkavad. Inimestel, loomadel on talvelgi sooja vaja. Näed äkki. Vastus on siin olemas.
et suur õnnetuste oht, need pöörlevad osad, pluss siis akupangad, näiteks akud, need liitiumakud ja need plahvatavad, põlevad. Mäletate ka selliseid pilte kindlasti, kus autod lähevad põlema. Ja vot siin nüüd sellepärast need töökohad tehakse, sest hooldus on pidev vajalik, pöörlevad momendid, autohooldust on ka vaja teha ju pidevalt, sest seal käigukastis võllid ja need asjad kõik pöörduvad, et see ongi vajalik teha. Ja vot siit tulebki see nagu õige sisse, et tulete sinna, hakkate ööpäevaseid valveid tegema ja mis siis toimub seal. Vaatame siis rahulikult järgmist punkti edasi, et mis siin oli, et jõuame ka ära nende tuulikute ja muude asjade juurde, et kus kohas need töökohad nüüd vajalikud on. Aga kui need asjad lõpetavad jälle teostamise, need ajutised nõnda nimetatud alalisvoolu akud ja muud, millega on vaja üleval teha nüüd inverteritega vahelduv voolu, siis asjad muutuvad. Nii et lähme teise slaidi juurde, nii et siin oli see tulevikukarjäär, otsige, vaadake, tehke. Nii, ja nüüd vaadake, milline huvitav uudis, kindlasti te ei ole näinud või olete näinud või kuulnud, näete, võtame Report 24 News, saksa keel, mul istub nagu paremini, loeme seal. Ja näete, Taani üllatav liit Gazpromiga, Nord Streamil. Ja vaadake, mis siis seal on. Ma kõiki ei pannud, aga kui te ise tahate vaadata, lööte sinise selle peale, selle saidi aadressile ja saategi pihta. Näete, Taani on andnud Venemaa Energia Hiiule Gazpromile rohelise tule kahjustatud Nord Streami 2 torujuhtme kallale töötamiseks. Näete, jaanuarikuus, selle aasta jaanuaris. Otsus, mis tekitab segadust Lääne-Venemaa vastaste sanktsioonide ajal. See võib olla seotud ka Trumpi Gröönimaa ambitsioonidega. Taani energiaagentuur andis Gazpromi tütarettevõttele Nord Stream 2 AG loa teha Läänemerel hooldustöid. Näete, on pandud jutumärkide, et hooldama peab hakkama. Aga nad tulid ja parandavad, tähendavad, panevad selle augud kinni ja ametlikult on värske raporti kohaselt, kui te lööte selle saksakeelse saidi lahti või selle Report 24 News, siis leiate kõik need üles. Ja eesmärgiks on paigaldada avatud toru otstele, kus löödi katki, sinna ühendada ta ära. Spetsiaalsed sulgurid praegu, et vältida edasist gaasileket. Saate aru, siin on, et gaas vee all, kui ta on, ta ei, ilma surveta, ta ei tule välja pikka mööda, mulistab seal, aga ta saastab seda keskkonda, ta on ju puhas süsinik. Ja vaid paar kuud tagasi oli Kopenhaagen üks Moskva valjuhääldamaid süüdistajaid plahvatuses, mis gaasijuhtme hävitasid septembris 2022 ja pöördepunkt saabub kriitilisel ajal. Praegu on Taanis Trumpi administratsiooniga diplomaatiline tüli Gröönimaa suveräänsuse pärast. Näete, kas on see tüli või ei ole, või mängivad kõik suured kokku ilusti, nad on ilusti ümber pokkerilauda, paneme nüüd siis lõpuks selle gaasi ka käima, muidu Venemaa peab seda gaasi maha põletama tornist, kui tuleb pressib välja, teda müüa ei saa, siis tuleb ta koha peal ju ära põletada, et ta ei risustaks loodust. Teda lõkkega põleb ära see gaasipais ja see ei riku nii palju. Ja vee sees on sama lugu, et panna ta kokku ja läheb natukene aega praegu, kui see rahuleping on gaasitoru juba parandatud ja voolab see gaas ilusti läbi omaette ja ongi asi tehtud. Nii et selle kohta näete, on nüüd Gazpromiga ka mingi liikumine toimunud, ma ei tea, kas te teate, näed, uudis on jaanuarikuust, meil on juba maikuu siin. Mina ei ole küll oma sellisest või siin suurest meediast sellest asjast midagi kuulnud.
et selline diil tehti ära, siin Gröönimeest ka enam ei räägita, kas ka Gröönimaga on kõik asjad paigas. Lähme siis järgmise küsimuse juurde. Näed, kas on Euroopal nüüd gaasiga probleeme? Näed, Bloomberg kirjutab, näed, Euroopal on veel üks suur gaasiprobleem ja see on jälle sellesamas Report 24 News saksakeelne sait. Näete, ja siin ütleb ilusti, probleem on olemas. Näete, mis siin on? Gaasihoidlad on Saksamaal suures osas juba tühjad, kuid arvestades väga kõrgeid hindu on nende täitmine väga kulukas. Selle probleemi lahendus, gaasitarnete taastamine Venemaalt, on väga poliitiliselt ebasoovitav. Tarbijad maksavad hinna. Näete, see on 8. aprilli selline uudis. Ja vaadake, kui on nüüd vedelgaas, seda on jõle raske uuesti sinna pumbata sisse ja vaadake, mille kohta ta ütleb. See pikad artiklid lugege palun ise läbi, keda huvitab, siis ma võtsin neist ära. Et näete, Saksamaal asub väike küla Rehten, mis asub Hamburgi ja Frankfurdi vahel poolel teel, on Euroopa energiakriisi järgmise etappi ebatõenäoline sähvatuspunkt. Vahendab USA finantsuudiste teenistas Bloomberg hiljutises artiklis. Saksamaa suurim maagaasihoidla asub 2000 meetri sügavusel maapinnast ja suudab hoida piisavalt gaasi, et aastaks kütta 2 miljonit majapidamist. Nüüd on see peaaegu tühi ja järgmise talve täitmiskulu jooksev hindades tuleb ligi 2 miljardit eurot. Et mõelge nüüd ära, kas tasub odavamalt osta kellegi käest või mitte. Ja kunagi oli selline vana sõna, nagu olevat ütlen see Araabia prohvet, et kui on vaja, tuleb diil teha ka vanakuradiga endaga. Vot selline ära, et ärimehed vaatavad sellises pilgus, et kus saada ja müüa teistel edasi, aga kuna Nõukogude ajal ei olnud nagu seda kapitalismust meil siin Nõukogude Liidus ka olemas, siis sunniviisil pidid midagi tegema ja sunniviisil inimesed ei viisin suurt tööd teha. Tehasega värgid olid kõik plaanidega täidetud, aga riiulid olid tühjad ja nii edasi, nii edasi. Ja praegult näete, võite teha võrdusvärgi vahele. Saksamaal näete on gaasitanklad, muidu jõuab talvel kütta võib külmal ajal 2 miljonit majapidamist, näete, see on päris suur hulk neid maju. Ja nüüd on 2 miljardit eurot tuleb nüüd hakata ostma, kui tuleb hästi kaugelt mingi tanker ja teha temaga meil see veega, segada ära see vesigaas või veeldatud gaas. Aga ennem see oli survegaas, löödi mahuti täis, nagu need meil gaasipliidi juures olid balloonid, põh-põh 25 kilo sisse ja töötab küll õhuga, lõhn oli tee juures, et kui gaasipaloon lahti jääb, siis tunned ka, et ei juhtu ära. Ja näete, Saksamaa gaasipaloon, siin oli nagu küsimus gaasiga probleeme. Ja nüüd vaatame, huvitavad, kuna me oleme nii tuulikumaiad, tahame ikka iga õue peal oleks 2 tuulikut, nii nagu oleks neid erakondi. Siin meil tahame, siis näete tuulikutega, mis juhtus nüüd jälle näete 8. aprilli uudis, pidurite süsteemi täielik rikke. Saksa kiirtee tuuleturbiin väljus kontrolli all. Ja näete, tuuleturbiin läks hulluks. Märtsi lõpus läks Grosswaldseitini Kesk-Saksimaa rajoon lähedal kiirtee A14 lähedal asuv tuulik täielikult kontrolli alt välja. Tugev tuul oli toonud kaasa tohutute rootorilabade kontrollimatu pöörlemise. Näete, MDR, Sasseni raporti kohaselt, need on kõik, saate sinise pealt, kui selle lahti lööte, siis saate raportit otsa näha, et ma ei ole siin midagi välja mõtelnud. Selle järgi kohaselt ei saanud rootorid enam tehnilise vea tõttu peatada.
ja operaatori tehnik andis politseile märku 30. märtsi õhtul, et kuna ta ei suutnud enam peatada umbes 30 aastat vana turbiini, mis pärineb Saksa tuuleenergia algusaegadest, tõenäoliselt põhjustas tugev torm pidurisüsteemide täieliku rikke. Esmaspäev hommikul käisid rootorilabad veel ringi, alles siis, kui tuul vaibus, jäid nad lõpuks seisma. Juhtunud võisid olla tõsised tagajärjed. Kontrolli alt väljunud tuulik kujutas endas ägedat ohutusriski, sest rajatis asub kiirtee A14 vahetus läheduses. Mõtel, kui palju sealt rekkaid ja autobusse ja autosid sõidab, kui selline asi tükikaupa hakkab tulema seal. Kohalikud turvaeksperdid rääkisid varem teadmata ulatuses intsidendist. Eriti muret tekitav oli see, et süsteemi ei saanud isegi ooterežiimi panna. Kõik juhtnupud olid välja lülitatud. Lülita nii palju kui tahad, kõik on, elekter peale ei lähe, enam mingi asi ei toimi, aga ta pöörleb, pidureid mitte midagi ei ole. Ja eksperdid süüdistavad rikkes mitme põhjuse ohtliku segu või kokku jooksu, ütleme niimoodi. Aastakümneid kestnud materjali väsimus, pidurisüsteemide hooldamata jätmine ja tugevad tuuleiilid intsidendi ajal on tõenäoliselt koos viinud kontrollimatu olukorrani. Ja näete, jõudsime nüüd selle 4. küsimusega ilusti esimese küsimuse juurde, kus meil propageeriti, et Eesti poisid ja tüdrukud tulge ülikooli õppima, et maailmas on 60 miljonit töökohta. Ja näete, töökoht saabki siin olemas, et oled valves ja kuidagi juhtub mingi häda. Sina oled valves või oled sa seal vahetusega tööl ja mõned tuulikud hakkavad häirima ja tükid lendama. Arvake ära, kes siis süüdi võib olla. Kõige esimene süüdlane on ikka, kes seal vahetuses on. Noor poiss või noor tüdruk, kes jälgib ja ta ei saa seda pidurid ja kuidagi kinni panna ja siis võib-olla kunagi jõuab ka selle kaugema, siin oli näete 30 aastat vana turbiin, oli sakslaste tehtud, aga nüüd on enamus asju, nagu te teate, China eksport, Hiina oma, proovige siis hiinlast kuidagi süüdistada, kui mingi suur katastroof midagi tuleb. Ikka jääte teie nagu hea töökoha omanik süüdi. Nii. Ja saime nüüd siis sellele asjale ka pihta ilusti, et pidurisüsteemid on ohtlikud ja mõtelge nüüd ise, et meil Eesti riigi juhtidel võiks ka mõistust olla, sest need pöörlevad asjad on ohtlikumad, aga ega need päikesepatareid koos oma inverterite akupankadega ei ole samuti ohutud, sest seal jooksevad suured voolud sisse läbi ja mis siis meil on, eks me seda vaatame ka järgmisel pildilt edasi, mis võib ka juhtuda nende suurte asjade ja asjadega. Nii et minu poolt on praegu kõik nendele 4 küsimusele, nii et noored mõelge. Mida te õppima lähete ja kuidas te lepingud sõlmite, kui selline asi vahetusse jääb, et tuulikud kõik need tahavad pidevat hooldust saada. Aitäh sulle, Andres. Siinkohal lähmegi siis edasi kohe järgmiste küsimustega, mis puudutavad päikeseparke. Kas Saksamaal ja USAs on päikeseparkide probleeme? Kas Hiinale on rohepööre kasulik? Milline riik maailmas domineerib tuumaenergia sektoris? Ja, palun. Nii, jätkame siis ilusti jälle nende küsimustega, sest näete, muidu me vaatame ainult siin oma Toompea ümbrust. Nüüd näete, ka võtame jälle sama sinise saidi lahti ja mis siis on, näete, päikesepatareid ehk nimetatakse fotogalvaaniliseks süsteemi. Ja mis nüüd on juhtunud? Näete, 11. aprill 2025, näete on, kas on siis
probleeme. Näete, poliitiliselt ajendatud päikesebuumiga Saksamaal kaasnevad tohutud probleemid. Päikesepatareidega, tuulikuga oli, üks tegi põrinat ju eelmine kord. Kuna üha rohkem alasid sillutatakse päikeseelektrijaamadega, no põllud ja künkad ja kõik täis, nii nagu meil pannakse, hakkab piirangute arv kontrolli alt väljuma. Kas see on tõesti see, mida inimesed tahavad? Vaadake, see piirangud ongi, kui see päikesepatarei on ilus päikeseline ilm igal pool, siis on vaja teda piirama hakata, muidu ta toodab üle. Ja vot siin on nüüd see probleem Saksamaal, näete. Ja ega siin ka on sama lugu, kui meil on ikka miinusesse, näidatakse neid elektrihindasid, tähendab igal pool tuleb seda päikesepatarei särtsu juurde ja asi toimub. Nii, ja näete, mis siin ütleb siis. Lisaks sellele, et päikesesüsteemid on väga ebausaldusväärsed, ilmastikust sõltuvad elektrigeneraatorid, põhjustavad need hiljutise aruande kohaselt ka suuri probleeme elektrivõrgus. Föderaalse võrguagentuuri andmetel toob fotogalvaaniliste süsteemide ulatuslik laiendamine Saksamaal kaasa üha uusi piiranguid. Näete, vot siin hakkabki tulema, kui korraga tuleb igalt poolt voolu sisse ja teda vaja ei ole. Suvel ei ole ju voolu vaja nii palju, talvel on, kui päikest ei ole, oleks voolu vaja, siis ei ole teda olemas. Ja eelmisel aastal nende operatsioonide arv kahekordistus, näete. Nüüd võttis eelmise aasta 2024 ära. Sellest tulenevalt tuli 2024 aastal piirata kokku 1389 gigavatt-tundi päikeseenergiat, mis on 97% rohkem kui aasta varem. Näete, tuulikud ka töötasid siis ja päikesepatareid ka töötasid korraga, pole kuhugile panna, jäta seisma, lülita väljana. Ja see on probleem suur, et voolu toodab, aga ei tohi võrku lasta, need suitsevad. Põhjuseks tuuakse installeeritud võimsuste laienemist ja erakordselt kõrge päikesekiirgust möödunud suvel. Näed, siin oli kohe ütleb ära, päikest oli küllaga ja installeeritud kaablid ja need traadid ei olnud nii jämedad, et sealt kõik läbi mahuks kuhugile. Samas lisas amet, et seni olemasolevate andmete põhjal tuli võrgu kohandamise juhtimiseks kulutada vaid, näete, see on jutumärkides, 2,776 miljardit eurot, et välja lülitada, mitte voolu lasta, kellegi käest seda tagasi ei saa seda raha. Ja 2023. aastal oli see 3,35 miljardit eurot. Näete, kogu aeg on need miljardid eurod, mis kulutatakse nende väljalülitamiste, nende eest, et aparaadid ja toodavad üle, aga müüa ei ole kuhugile. Ja mis siis toimub? Näete, taoliste piirangute kaudu tehtavate vähendamiste korral teenivad jaamaoperaatorid siiski raha riigi kassas. Riik toetab kohe, kui nad kulutavad see 3,35 miljardit ära, see tuleb Saksamaa riigilt tagasi. Kas meie riigilt on võimalik seda raha tagasi saada, kui need tuulepargid või need akupargid nüüd on vaja hakata nendega tegelema siin? Või on praegu risk selline, et meil on selline, nagu öeldakse, Harju keskmine päikeseline ilm, natuke aega kütab, aga kui ta ikka kütab kuu aega juuli või juunikuus ka korraga kõik ja tuulikud ka lasevad ringi väikse sooja õhuga, siis on teda üle. Ja Euroopa ka ei taha võtta, Saksamaa tahab ka siiapoole saata, mitte kellelgi ei ole vaja, kõik. Ja vot see näitab, et kogu see taastuvenergia süsteem ongi selles suhtes kestnud, et ta tahab ju ennast taastada ise. Ja teie peate seal vahel lülitama, et see energia, mis ülevalt tuleb, inimesele D-vitamiin, see päikese valguse näol, et seda tagasi lasta kuhugile ära ja jätta seisma ja kõik see muliseb ja liigub. Ja näete siin, mis ütleb.
Riigikassast saab selle raha taastuvata peamiselt tuule- ja päikeseenergia elektri tootjate operaatorid said eelmisel aastal selliste toetuste kaudu hüvitist kokku 554 miljonit eurot. Muidugi üldsuse arvelt, rahvas maksis, kõik, kellega on lepingud tehtud, sellega saab kõike neid pooli ära teha. Näete nüüd, mis Saksamaal oli siis nende päikesepatareidega, aga teine pool küsimust oli ju, kas ka USA-s on päikeseparkidega probleeme. Vaatame järgmist lehekülge siin infoks ja näete, mis ütleb nüüd siin. USA ettevõtted loobuvad rohelistest projektidest. 20. aprilli 25 uudis, jälle sealt Reporter 24 News. Ilma vasak-rohelise Bideni, vaadake kui ilus, ära ei ole mitte liberaalne, aga on vasak-roheline Bideni administratsiooni rahalise õnnistuseta ei tundu investeeringud taastuvenergiasektorisse enam tasuvad. Miljardid dollarid maksvad projektid on USA-s juba ootele pandud, seisavad. Nad ei oota midagi, mis teha, nüüd tuleb ruttu Euroopasse või vähemalt Eestisse nad siia saata poole hinna eest, võib-olla. See on minu isiklik selline subjektiivne arvamus, kuhugile tuleb ju midagi panna, autotööstuses, kui autod üle jäävad, tuleb ruttu kuhugile laeva peale panna ja saada. Ja miks need juhtus selline ootele panek, sest Donald Trump keeras rahakraanid kinni. Bideni administratsiooni halastamatu rahavool niinimetatud rohelise energia projektidesse lõppes suures osas Donald Trumpi ametisse seadmisega. Kogu sektor, mis sõltub maksumaksja rahast ja toetustest, nagu ilusti võtab, uimasti sõltlane ootab järgmist tsüklit või doosi, saadeti see nüüd tagasi ja vastavate tagajärgedega seisab, enam raha ei tule. Ja värske raport saate siit jälle võtta, mis tuleb sinise pealt. Kohaselt on Ameerika Ühendriikide ettevõtted juba ainuüksi selle aasta esimeses kvartalis ootele pannud projekte, vaadake ilus number on ka suur number, päris 7,9 miljardi dollari väärtuses. Seisavad need päikesepargid siin, näed, rohelised projektid või. Kuigi mõningaid projekte lükatakse edasi, hakkab kogu sektor nüüd tühjaks saama. Kuigi kliimafanaatikud süüdistavad selles kasvavat turgu ja poliitilist ebakindlust. Vaadake, meil on samad head sõnad on. Turg muudkui kasvab, mis siin oli, 60 miljonit töökohta tehakse, oli siin meil see esimene uudis, aga näed, ja poliitiline ebakindlus on ka, et kui ikka tuult ei ole ja päikest ei ole, siis on poliitiline ebakindlus väga suur, siis me ei tea, mis saab. Või on see loodusseadus, ma ei oska öelda, kelle poolt siis hääletada või. On see vaid feministlik viis öelda, et valitsuskassast laekunud sooja rahavihma lõpp on möödas. Näed, valitsemist USA valitsus enam rohelist raha, rohelisel projektidel raha ei anna, tema raha on küll rohelist värvi, dollar ma tean on, aga projektidele ta vist ei anna enam. No vot siin on näha, et tõestavad ära tehnokraadid, kes seal on, üks on ju Musk ju, kes siin rakettega teeb, lendab ja et milleks sinna panna, see on ainult natukene aeg ja nii edasi, me ei tea. Nii. Ja vaatame siis viimane või see eelviimane, nüüd jõudsime Hiinale. Kas Hiinale on rohepööre kasulik, oli ka küsimus siin. Ja vaatame nüüd, Hiina paigaldab kogu maailmas üha rohkem elektrijaamu. 22. aprill. Kuigi neid peetakse potentsiaalseks julgeolekuohuks, tugineb enam riike üle maailma elektrijaamade ehitamisel Hiina tehnoloogial.
Eelmisel aastal tehti selliste ehituse osas isegi uus rekord. Samal ajal saab selgeks, et tuule- ja päikeseenergial on globaalses energiajulgeolekus väga väike roll. Näete nüüd, tuul- ja päikeseenergia on energiajulgeolekus väike roll, kuigi siin meil oli energiakindlusest oli juttu ka siin natukene uudistes, et vaja energiakindluse poolt hääletada või maha hääletada. Ja näete, Hiina ettevõtted teenivad varandust kliimapoliitikaga ette nähtud globaalsest vee, tuule ja päikese buumist. Aga üldisest energianäljast saavad nad raha, kõik tahavad hullumeelsusega elektrit saada ja ei tule välja. Ja näete, hiljutine aruanne näitab, et need ettevõtted paigaldasid eelmisel aastal 24 gigavatti. See on päris hea hulk. Vaadake, mis see giga tähendab. Me räägime siin tera- ja megavattidest, aga nemad räägivad gigadest. Elektritootmisvõimsust enam kui 150 Belt and Road initsiatiivil. See on nüüd nende uus CDD projekt neil, et kõigile paneme nii, nagu nad tahavad, ärme sega nende ära, jaatame kaasa, paneme käe südamele, kuidas need hiinlased alustavad oma vestlusi, vaatate filmidest, kui ilusasti nad oskavad suhelda. Nad on kõik diplomaadid. Ja 2023. aastal oli see näete 10 gigavatti, 2022. aastal 2022 oli 22 gigavatti, näed iga aastaga tuleb 2 gigavatti juurde. Ja see on uus rekord, veidi üle poole neist olid hüdro- ja päikeseelektrijaamad. Aga ülejäänud osa töötab sööl, gaasil ja naftal. See on nende omad jaamad, mis nad käima panevad, et toota neid päikese ja muud kraami maailmale ehk. Nagu me teame, maailm on Euroopa ju. Tegelikult, kui me räägime maailmast, siis räägime Euroopast. Nii, et see on läänemaailm. Kuid selle arengul on omad varjuküljed. Tänu oma teoreetilisele kontrollile Hiina energiatehnoloogia juhtimiselementidele üle suutis Peking need tehased hädakorras lihtsalt eemalt sulgeda, viies terved riigid kaosesse. Tegemist on sarnase ohutusprobleemine nagu Hiina elektriautodel. Need lähevad ka põlema, mis aeglaselt kui kindlalt välisturge üle ujutavad. Kõik tahavad omal selle auto ja sõidad aasta-kaks ja põles ära all koos kelle või millegiga. No vot, see on nüüd Hiina värk. Ja nüüd oli viimane küsimus siis, milline riik maailmas domineerib tuumaenergia sektoris, vaatame ka. Ja vot see on sama report 24 Newsi pealt, Russland domineerib den globaalne nukleärne energiasektor. Saksa keeles nagu ütleb, Venemaa domineerib ülemaailmses tuumaenergiasektoris, need 9. aprilli uudis. Ühelgi teisel riigil pole nii suurt mõju maailma tuumaenergiasektorile kui Venemaal. Tõenäoliselt Rosatom on juba hõivanud umbes poole ülemaailmsest tuumaenergiaturust. Näete, üks müüb head kraami rämpsu Hiina ja teine võtab tuumakütuse enda poole alla. Nii et millega tegelikult saab sooja. Teine teeb külmaks, siis kui tuumajaamu hakatakse hooga ehitama, siis on ju kütust vaja. Võtte ja Rosatom on turus. Ettevõte tegutseb isegi sellistes NATO riikides nagu Türgi ja Ungari. Tänu energiakriisi järgsele ülemaailmsele tuumabuumile saab ka praegustest arengutest kasu. Alates 2022. aastast on tulud kasvanud 12 miljardilt dollarilt kuni 18 miljardide dollarile. Näete, siin sõjaolukord ja tuumakütus töötab. 59 ehitatavast tuumareaktorist ehitab 26 Rosatom. Näete, pooled on tema ehitamisel. Ja endale ehitab ta ainult 2.
ülejäänud läheb sinna Egiptusesse, vaadake seda PRIS kodulehekülge, mida ma olen siin eelmistest saadetest olnud, et seal on tuumareaktorite olukord, mis tehakse. Ja sellele lisandub Venemaa nüüd kontroll Nigeri uraanivarude üle. Seal on ta ka juba kohal. Pärast 2023. aasta riigipööret saatis endine Prantsuse koloonia sinna paigutatud väed Prantsusmaalt ja USA-st välja ning Niger teeb nüüd koostööd Venemaa. See tähendab, et lisaks 5% ülemaailmsest uraani toodangust on Venemaa käes. Pariisi jaoks kahetsusväärne areng, eriti kuna Prantsusmaa toetub suuresti tuumaenergia tootmisele. Ja viimane lõik sellest on ka Kesk-Aasia uraanitootjad Kasahstan ja Usbekistan on tarneahelate osas Venemaa kontrolli all. Kui arvestate, et ligi pool USA uraani impordist pärineb Venemaalt 12%, mõtislege nüüd selle numbri ja selle lause üle. Kuidas suured omavahel suhtlevad, vestlevad, kuidas nad rahuvärke teevad, see on kasiinomäng, pokkerimäng ilusti ümmarguse laua, kes kui palju midagi pakub. Näete, siin on 12%. Juba ta peab ostma, muidu jäävad seisma. Ja Kasahstanist või Usbekistanist tuleb 36%. Nende kraam tuleb ka läbi, vaja rikastada teha. Ja selgub mõju USA tuumatööstusele. Võiks ka öelda, kui Moskva seda soovib, suletakse üle maailma lugematud tuumajaamad. Näete, see on selle sama artikli arvamus. Mina ei ole siia arvamust pannud, lööte numbrid kokku, need on küllaltki suured ja põhjalikult ära arvestama. Ja näete, mis siin on sellest loost. Kui vaatasite need numbrid üles, pakun lõppu ka paar sellist mõtet, kahte vanasõna või sellist, et loll õpib oma vigadest, tark teiste vigadest või iga rahvas või loomaliik on omade juhtide väärt. Nii et kui on loll juht, viib ikka rahva metsa. Ja kui on tugevate geenidega, siis sellel rahval on ka targad juhid. Aga kui on nõrgad ja lollid juhid, siis see teekond likkab ikka kehvast. Nii et mõtelge, kuidas siin on, me siin kirume ja toome ja mis me siin kõigiga segeleme siin sees. Aga suured panevad ikka pokkerit ja nagu öeldakse, maja võidab alati. Ja kes see maja on, seda ma ei ole veel välja mõtelnud. Looja ikka võib-olla selles seisus laseb nendel suurtel ühtepidi teistpidi. Ja kui te kuulete, siin hirmutatakse tuuma ja igasuguste relvadega, mina seda tõsiselt ei võtta, sest siin need on vaja rahu otstarbeks need käima saada, küll nad saavad. Nii, minu poolt kõik. Aitäh sulle, Andres. Järgmise korrani. Aitäh, nägemist.